Täna toimub siin Road to the League esimest korda. Noored sportlased saavad ennast proovile panna ja sellega lunastada nii-öelda võimaluse saada siis suurele areenile. Mida see tähendab noorele sportlasele, kui sa lähed ajas tagasi ja need esimesed sellised suured võidud, no sina tulid sellise kakukullina meil algul pilti noorena. Ja ma võtsin, mis kuulus mulle, aga tegelikult ilmselt on see väga äge võimalus. Minu teekond algas ka tegelikult suhteliselt Keilast esimesed profimatšid, nii et selles mõttes on äge tagasi minna sinna ja äge näha, et minu sportlane läheb ka nüüd siis Keilasse võistlust tulla. Räägi oma sportlasest. Ja minu sportlane Oskar Torbek teeb kaasa siis 4 mehe 71 kilo semipro turniiril. Samal turniiril on 1 poiss Garandist ja 2 siis meest Keilast. Ja ma arvan, et meil on väga hea seis. Oskar pidi valmistuma üksi palju, kuna ma olin treeninglaaris valmistusin enda paist ette ja Oskar on teinud väga hea töö. Ma arvan, muljet avaldav töö 9-aastase poisi kohta, sai just 19 ka see nädal, nii et nii noore poisi kohta ta tastis klubi, kui ma olin laagris ja tegi ise ettevalmistust. Ma arvan, et oleks ma pooltki nii tubli on tema vanuselt, oleks asi veel parem. Ütle, avalda üks saladus ka. Mis on see viimane asi, kui te nüüd kõnnite ringi, sina oma sportlase selja taga? See hetk, kui osad treenerid sportlasega palvetavad või löövad pead kokku või patsutavad selga, mis on need viimased sõnad, mida sina ütled enne, kui su sportlane ringi astub? Ma arvan, sama nagu minul endal, kui ma lähen ringi, olen läinud või puuri. Sama minu sportlastel tähtis on lihtsalt, et on tiimi olemasolu, kohalolu, mõni julgustav sõna, asjad üle käimine, aga suures pildis on töö tehtud. Ta on kõvasti töötanud, ta on väga heas vormis. Nüüd kõik sõltub ainult sellest, mis toimub 2 kõrva vahel ja mis ta suudab ringis välja tuua ja ma usun, et ta on võimeline tegema suuri tegusid. Aitäh sulle, Maicel!